Kas sa tead, kui rumal peab olema, et tõesti uskuda, et see on inimõigus, mitte tõsine vaimne haigus? Arvamus ja sinu arvamus on ülimalt inetu. Ma arvan, et sa oled ülimalt inetu. Kas sa tõesti üritad mulle öelda, et transsooline liikumine arvab, et ma peaksin sellele vaatama ja mõtlema, et see on naine? Te kõik olete oma mõistuse täiesti kaotanud. Praegu on mu kommentaarides hulk cissoolistena mõjuvaid heakskiitu otsivaid transinimesi, kes ütlevad mulle, et ma teen ühiskonna meie kõigi jaoks halvemaks, olles mina ise ja jagades oma kogemust. Las ma ütlen teile, teil on kuradima suur privileeg, et mõjute cissoolisena. Mitte kõik meist ei taha elada ühiskonna ootuste, soorollide ja ilustandardite järgi. Pealegi, ilu ei seisne ainult välimuses. See ongi nii, sul on täiesti õigus. Välja arvatud see väike probleem, et ma arvan, et sul pole sellest midagi. Mitte midagi. Mitte midagi. Mitte midagi. Ei välist ilu ega kahjuks ka sisemist ilu. Samuti on see arvamuse küsimus ja sinu arvamus on koletult inetu. Mul on terve hulk cissoolistena mõjuvaid heakskiitu otsivaid transinimesi. Näed, kui ma vaatasin seda videot, mille postitas J.K. Rowling, kus ta räägib sellest, et see mees arvab, et ta on naine ja seega, kui sa ütled selle kohta midagi vastu, peetakse just sind transfoobseks probleemiks. Ja nüüd, kui ta tahab olla naine, võid ta lihtsalt naiseks saada ja minna naiste keskkondadesse ja nii edasi. Ja loomulikult saab ta palju kriitikat selle eest, et ta alati toob välja selle transsoolisuse teema. Aga ma olin kindel, et see oli lihtsalt üks anomaalia, mingi hullumeelne video, kuni ma uurisin internetis veidi sügavamalt. Ja ma avastasin, et kahjuks ta ei ole ainus. Ma mõtlen, millal meist keegi lasti niimoodi manipuleerida, et me tõesti usume, et see on õigus, mille eest me peaksime naiste arvelt võitlema. Ja mitte tõsine vaimse tervise probleem. Mu silmad. Mu vaesed silmad. Mis see veel on? Ta on sea kostüümis või tema. Ma ei teagi. See on hullumeelne. See videomaterjal on hullumeelne. Aga praegu ma näitan sulle tõeliselt ekstreemseid ja ebamugavaid visuaalseid asju. Oht ei seisne nendes inimestes, sest nende puhul ma loodan, et kõik saavad aru, et midagi on seal väga valesti. Jah, ma nimetan sind nii, nagu sa tahad, lihtsalt sellepärast, et ma kardan, et sa peksad mind läbi. Aga need inimesed, kes tõesti arvavad, et nende liikumisel on nii palju legitiimsust, et seda kraami peaks lastele müüma. Ja jah, seda tõesti müüakse lastele. Me jõuame selleni kohe, ma mõtlen, kuula. Kas ma näen välja nagu mees? Jaa. Ma ütlen sulle nüüd midagi. See lööb sul karbi lahti. Muide, sa kõlad ka nagu mees. Ja sa ei usu mind. Ma ei näe välja nagu mees. Ma mõtlen. Naisena. Mul on sulle uudiseid. Sa ei näe mind. Sa näed transsoolist inimest. Mu isand. Mul on omadusi, mis teeksid kellelegi selgeks selle. Ma arvan, et neile määrati sünnihetkel mees sugu. See ei ole sama, mis mehe moodi välja näha. See kogu sünnihetkel meessoo määramise teema ajab mind hulluks. Sina määrasid endale meessoo. Sina olid see, kes sündis. Sina sündisid mehena. Sina oled määraja. Seda ei määratud sulle. Sina oled määraja. Sinu bioloogia määras sind meheks. Ja kui sulle on kord juba meessugu määratud, oled sa alati mees. Ükskõik kui palju sa end moonutad. See on lihtsalt kahetsusväärne. Sa oled alati mees. Tavaline mees. Normaalne mees. Terve mees. Vaimselt terve mees. Ei, kindlasti mitte. Mitte mingil juhul. Võib-olla väga naiselik mees. Võib-olla mees, kes tõesti tahab olla naine, aga sa lihtsalt ei ole naine. Isegi kui sa tuled välja mingi rumala sõnade seletusega, mis ei oma mingit mõtet, et proovida mind veenda, et ma näen midagi, sest mina olen rassist. Ei. Ma näen meest, kes on riietatud naiseks. Seda ma näen. Ja seda näevad kõik, sest seda me näeme. See on sõna otseses mõttes. Fakt. Sa oled kas unustanud, millised mehed välja näevad? Ei oo. Või sa ei näe inimest, keda sulle esitletakse? Sa näed lihtsalt, millisesse demograafilisse rühma ma kuulun? Ei, ma näen ja kuulen sind väga selgelt, mees. Ma näen sind. Ma näen sind ja ma kuulen sind. Ja ma tean kindlalt, et sa ei ole naine. Aga asi on selles. Jõuame selle lastega seotud poole juurde kohe, sest see on tõesti häiriv. Nad on jõudnud isegi nii kaugele, et nad usuvad seda. Nad tõesti usuvad seda, et nad peavad oma õiguste eest võitlema. Neil pole piisavalt õigusi. Neil pole piisavalt õigusi. Enamik neist ei tea isegi, millistest õigustest sa räägid. Tõsiasi, et see vaimne ebatervislikkus on muudetud inimõiguseks, on iseenesest inimõiguste puudumine.
aga see on loogiline vestlus mõneks teiseks korraks. Ma ei usu, et nad suudavad järge pidada. Nii et kas sa oled transnaine? Jaa. Olgu, milliseid õigusi sa arvad, et kaotad transinimesena? Vabandust. Milliseid õigusi sa arvad, et kaotad transinimesena? Ma tunnen, et me elame ikka veel maailmas, kus me liigume õiges suunas, aga ma arvan, et on veel palju asju, mida saaksime teha. Las ma arvan, nad ei tea üldse, millest nad räägivad, sest nendega pole kõik korras. Muidugi, et me oleme kõigiga võrdsed. Näiteks, mis? Me peame veenduma, et kõik armastavad üksteist sellisena, nagu nad on. Tõsi. Ja samuti, kui keegi vajab abi, siis ta saab abi. Ja kui sa kedagi armastad, siis hoolid temast ja ei lase tal teha hullumeelseid asju. Näiteks rääkida nii, nagu ta oleks naine, kui ta seda ilmselgelt ei ole. Praegu aga koheldakse meid mõnikord nii, nagu me polekski inimesed. Ja milliseid õigusi sa arvad, et sa praegu kaotad? Mis on üks õigus, mille kaotamise ohus sa ennast tunned? Mina. Ma ei ole päris kindel. Ma arvan, et see on lihtsalt see, et olla aktsepteeritud suuremas kogukonnas. Ja, okei, tema aitab meid. Nii et see transsooline naine ütleb, ta võitleb õiguste eest, aga ta ei oska tegelikult nimetada, milliste transõiguste eest ta võitleb. See on üsna huvitav. Vaatame, mida kommentaarid ütlevad, sest ma arvan, et me peame aru saama, mida keskmine inimene sellest arvab. Kui vaatame kõige populaarsemat kommentaari, naise on olema sügavalt solvunud, sellel on 28 000 meeldimist. Nii et... Jah, sest see on solvav. Fakt, et nad on valmis kogu selle asja välja suruma, väites, et neil pole õigusi ja nii edasi, ning nad varastavad naiste õigusi, kuna neid kaasatakse spordis ja mujal, on juba iseenesest probleem. Ma mõtlen, nad tõesti siiralt usuvad, et nad kaotavad inimõigusi, kuigi neil on antud palju rohkem õigusi, kui nad väärivad. Milliseid õigusi sa arvad, et transinimesed kaotavad? Transinimesed väärivad samu õigusi nagu kõik teisedki inimesed. Ma pean silmas, et minu arvates on tänapäeval hämmastav, et inimesi ikka veel diskrimineeritakse lihtsalt sellepärast, et nad ei ole tavalised. See ei ole nii. See ei ole nii. Asi on selles, et kõik sellest tundub vaimselt ebatervislik. Ja miks peaksid naised, kes on tavalised ja terved ning ei taha end ümbritseda õõvastavate meestega, kes arvavad, et nad on naised ja see ongi õõvastav, miks peaksid nemad oma õigustest loobuma? See ongi nii lihtne. See on nagu öelda, et pedofiilil peaksid olema õigused, sest keda sa võid armastada, keda sa armastad. Ei, sa pead kaitsma last ja kui sul on keegi, kes on vaimselt haige, tavaliselt paigutaksid sa nad asutusse, et kaitsta teisi inimesi nende haigete inimeste eesteks, sest sa tahad ühiskonda kaitsta. Kui sul on keegi, kes surub peale õigusi, mis on otseselt kahjulikud mingile inimrühmale, siis muutub see küsitavaks. Asi ei ole selles, kas me tahame transinimestest hoolida või mitte. Asi on selles, et tuleb mõista, et nende õigused tulevad kellegi arvelt ja selleks on tavalised inimesed. Ja see on õõvastav ja vale. Ja kui sa ei usu mind, et see on õõvastav ja vale, siis vaata lihtsalt seda videot, eks? See on drag. See ei ole sama, mis trans, aga see on mees, kes on riietatud tüdrukuks. Esinemas väikestele lastele. Väikesed lapsed. See on vale. Ja see on õõvastav ning ebamugav. Ja ma arvan, et te kõik nõustuksite sellega. See on samuti ebamugav. Suur. Kes teab, mis juhtuma hakkab? Aga lähme edasi. Kas olete valmis? Olgu. Igaüks, kellel on vähegi mõistust, saab vaadata seda ja mõelda, et midagi on valesti, kui täiskasvanud mees kannab kleiti ja rull-luisutab väikeste laste ees. Olgu. See tundub nagu kruumimine, see tundub sobimatu. See on midagi, millest hooliv lapsevanem tahaks oma last väga-väga kaugele hoida. See on lihtsalt kaasa sündinud. See on lihtsalt meie loomus. See on lihtsalt meie arusaam. Mees. Ja vaata, me teame, et vaimse tervise probleemid on olemas. Ja see on vaid üks lugu. Olgu. Tema, see mees, kirjeldab end kui transtüdrukut, kes otsib lõbu. Ja ta tappis oma ema. Olgu. Aga keegi ei räägi sellest, et ta on trans, sest nad ei taha, et neid peetaks rassistideks. Ja see on lihtsalt hullumeelne mõelda sellele, et vaid mõned aastad tagasi NBC, kes on, nagu me kõik teame, woke ja hullud, olid transsoolisuse vastu, sest nad arvasid, et see on probleem ja peavalu. Täpselt nii. Ja nad kõik on olnud tüdrukud. Ma ei kavatse seda videot lõpuni vaadata, aga kui mõelda tagasi, siis tol ajal oli neil mugav kõiki neid asju öelda. Me ütlesime, et räägime lastest. Ja ma tõesti tahan lastest rääkida, sest praegu Minnesotas ühes koolis kaalutakse transnukkude kasutamist, et õpetada lastele transsooliseks saamisest. Ja see ongi minu jaoks see piir, kui sa tahad vaadata neid vanemaid inimesi, kes on ilmselgelt haiged ja püüad end veenda, et nad ei ole haiged ning pead olema igaühe vastu lahke. Olgu, see on sinu asi.
anna minna. Ja sa võid mind nimetada nii kohutavaks inimeseks, kui tahad, aga kui sa arvad, et sinu laps peaks suureks kasvades niimoodi välja nägema, siis on midagi valesti. Ja kui sa arvad, et on normaalne, kui koolid sellist käitumist või kogukonda või ühiskonda mingisuguse niši hullumeelse ideoloogia nimel normaliseerivad, siis oled sa tõesti hull. Tulevad suguelunditega, mida saab eemaldada ja välja vahetada. Oh, jumal! Minnesota ülikooli meditsiinikeskuse terapeut ütles New York Postile, et nad töötasid nende nukkude kallal üle 10 aasta. Eesmärk on aidata lastel, tsiteerin, õppida tundma erinevaid võimalusi selle kohta, kes nad võivad olla. Jälk, põlastusväärne, šokeeriv. Miks peaks ükski terve mõistusega lapsevanem tahtma oma last soo küsimuses segadusse ajada? Üks asi on, kui keegi on juba segaduses, aga miks peaks keegi tahtma 4-aastast last hakata sellel teemal õpetama? Ainus, mida mõelda saan, on see, et see liikumine on kuri. Ja kõik, kes selles liikumises kannatavad, nende pärast valutab mu süda. Ma tunnen nende vastu tõeliselt suurt kaastunnet. Aga püüd seda noortele, tavalistele inimestele, naistele ja kogu meie ühiskonnale peale suruda, just kui see oleks normaalne asi. See on kuri ja vale ja see tuleb hukka mõista. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasite.